Tere päevast, tere õhtust, tere hommikust, head inimesed, mis kell ja kus iganes te vaatate järjekordset Fookust. Rõõm on teid kohata siin Fookuses, kus me kohtume alati paari olulise probleemiga. Kõigepealt see, et meil on maru vähe aega, meil on maru tore külaline ja meil on maru äge probleem Riigikogu töömailt. Ja seda korda 21. novembril 2022 olen ma siin koos oma hea fraktsioonikaaslase Anti Poolametsaga, kes on mitte lihtsalt sõber, vaid jurist ja ühe olulise komisjoni liige, kus oli arutluse all seadus 5 eelnõu, rahvuskonservatiivide eelnõu 588 OE, mis käsitles Nõukogude Vene heroiseerivate mälestusmärkide, sammaste ja muu sellise nodi äraviimist avalikust ruumist. Aga enne kui edasi saab minna, ma pööran selle kella siin teistpidi, kus hakkab aeg jooksma ja annan sõna Antile. Tere, Anti! Tervist, Paul! Aitäh kutsumast! Ole hea! Võt selle eelnõuga on selline asi, et see eelnõu esitati rahvuskonservatiivide poolt, kusjuures ma ise olin ka veel puldis 18. aprillil 2022 ja peale seda ta väga kummalist teed pidi ja väga konarlikku teed pidi lahkus Riigikogu komisjoni, mille liige on siis Anti Poolamets ja Anti on selle eelnõuga tegelenud päris pikka aega, kusjuures Riigikogu puldis suures saalis plenaaristungi ajal on ta olnud 2 korda selle eelnõuga möödunud neljapäeval ja täna ning valgustab meid siis, miks see eelnõu meil on oluline ja mis probleemid sellega kaasnesid. Ma võin nüüd tulemuseks öelda üsna sümboolse asja eelnevalt, et täna muideks, kui täpne olla, siis 104 aastat tagasi esitas Eesti ajutine valitsus maapäevale kinnitamiseks sinimustvalge lipu, mida maapäev ei kinnitanud. Hoolimata sellest, see lipp sai meie rahvus- ja riigilipuks niikuinii. Aga selle eelnõuga on ka teatud mõttes sarnasus ja palun, Anti, annan sulle sõna. Ja meie 588 esitati Ukraina sõja haripunktil, kui veel olukord oli äärmiselt raske rinnetel. Ja siis me käisimegi välja, et nüüd on paras aeg koristada need Nõukogude vallutussümbolid avalikust ruumist ära. Teema, millega ei tahetud ju varem pikka aega tegeleda pärast pronkssõduri mahavõtmisega kaasnenud komplikatsioone. Aga selge see, et sellega oleks pidanud edasi tegelema ja eriti nüüd Ukraina sõja ajal. Ja kummaline lugu juhtus selle menetlemisega, ehk Riigikogu kodu- ja töökord näeb ette, et 7 nädalaga peavad olema kõik eelnõud siis lõpuks saalis. Panite tähele, 7 töönädalat isegi võiks öelda. Aga meil läks novembrini aega, mis tähendab, et see on järjekordne kurb näide, kuidas tegelikult lükatakse konkurentide eelnõud seadust rikkudes sahtlisse. Selle kohta mõttes ka küsiti, et ka Riigikogu puldist ja korduvalt, et kas 7 nädalat ja 7 kuud on üks ja sama nähtus. Nii et jah. Jah, ja see oli üks suur teema, mida me seal tõstatasime, sest vahepeal on tõesti väga palju toimunud, väga paljud omavalitsused on juba teema käsile võtnud, aga meie eelnõu abiga oleks saanud põhjaliku seadusandliku aluse sellele kõigele luua, et mitte alustada kaootiliselt ja siis oleks ka Narva tanki eemaldamine olnud juriidiliselt pädevam, ehk nad ei oleks saanud seal volikogus vastu hakata sellele. Aga võt siit ongi see, et äkki Anti ütleksid ka avalikkuse jaoks ja meie toetajate kõikide inimeste jaoks ka selle ära, et miks see siis selles mõttes oluline on, sest mida meile püütakse siin ette heita selle eelnõu valguses öeldakse niimoodi, et te seal aprillikuus küll esitasite, aga näete, nüüd on juba kõik toimunud ja kõik asjad on just nagu ära viidud juba, et miks me nüüd siis tänasel päeval sellega Riigikogu ees oleme? Esiteks sellepärast, et meie survestasime valitsust tegutsema, need nägid, et me tõstatame selle teema ja nad olid sunnitud ise ka siis sellega tegelema, sest me juba käsitlesime seda kõikides oma infokanalites, oma eelnõuga, see panigi asjad käima. Ütleme, et see on tavaline, et valitsus siis teeb oma alternatiivse eelnõu ja siis teeb selle asja kuidagi nii ära, nagu tema tahab, aga see on väga ebatavaline, et lastakse 7 kuud 7 nädala asemel. Ehk nad tahtsid täielikult meie rolli maha vaikida selles teemas. Ja juba sellepärast me ei võtnud oma eelnõud tagasi.
vaid me tahtsime näidata, kuidas käib kodukorra rikkumine. Ja lisaks siis see, et me teame ju, et tank asus Narva maa peal, Narva linna maa peal, ehk kohalik omavalitsus sai pidurdada kogu seda protsessi ja nad olid valmis ka valitsuse kohtusse andma selle eest ja väga võimalik, et oleks võinud ka võita. Et meie ütlesime, et sellel peab olema kindel õiguslik alus, üleriiklikult Nõukogude vallutusmonumentide kõrvaldamise alused ja selleks seda vaja oligi. Ja nüüd siis justiitsminister Lea Danilson-Järg on alles nüüd jõudnud nende aluste loomisele, kuigi me oleks võinud selle teha juba juunikuus ära ja kõik oleks läinud palju selgemini, adekvaatsemini. Ühesõnaga, sa ütlesid väga huvitav asja välja, et ja paneme selle nüüd selle aega paika, et aprillikuus rahvuskonservatiivid ehk EKRE esitas eelnõu. Mitu kuud ei toimunud üldse mitte midagi, täielik vaikus. 4 kuud hiljem, augustis hakkas siis asi liikuma kuidagi viisi valitsuse poolt ja loomulikult need loorberid rebiti kõik endale nii-öelda valitsuse ja koalitsiooni erakondade poolt, kusjuures ega ju tegelikult ega EKRE-l pole selle vastu mitte midagi. Peaasi ära tehakse, kuid oluline ikkagi on siin selle seadusandlik baas ja veel täna ei ole seda seadusandlikku baasi paigas. Meil ei ole selge, millistele seadustele me peame tuginema, millistele määrustele peame tuginema, kellel on mida õigus teha ja see vaidlus on praegu üleval. Ma loen siin ette ühe artikli lõigu Õhtulehest, mis on siis augustikuust tehtud ja kus siis ajakirjanik kirjutab. Kuigi valitsus on suure suuga lubanud kõik punamonumendid avalikust ruumist teisaldada, pole see sugugi lihtne. Muuta tuleb kohaliku omavalitsuse seadust vist või mõnda teist seadust vist. Selgus sellesse juriidilisse segapuntrasse ei too ka monumendikomisjoni juht, kes seda kõik küsimused vastuseta. Monumendikomisjoni juht, muideks siin on ka veel see teine huvitav asjaolu ka, et valitsus on loonud siis jah teatud nimekirjad, tänaseks on siis loonud teatud nimekirjad ja mingid komisjonid, kes me sisuliselt mitte midagi ei tea, ei nimekirjadest, ei komisjonist. See on salastatud. Kõige hullem, et sellel ei ole seadusandlikku alust, et komisjon ju peakski olema, see tegevus peaks ammu käima, aga seadus tuleb järgi sellele, et seadus enne ja siis mahavõtmine. Mitte nii, et otsime mingeid suvalisi seadusi, korrakaitseseadusest, et mingi julgeoleku argument, et võtame Narva tanki maha. See oleks pidanud lihtsalt olema kirjas, et Nõukogude vallutussümboolikat on riigil õigus maha võtta, kus ta seda õigeks peab, eks ole, ja mis asjaoludel. Aga nüüd võeti suhteliselt hõre seadusandlus ja sellest ei piisanud tegelikult. Vaata, siin ongi see oluline nüanss, millest Anti juba rääkis. Tähendab, üks asi on see, et me olime nagu kanaarilinnud kaevanduses. Me ei karjunud muidugi mitte niivõrd ohtu kui sellist, et on kaevurite jaoks, vaid me karjusime seda, et on paras aken. Nüüd on aeg ja nüüd on viimane hetk sellega tegeleda. Ja me oleme Riigikogu saalis ka just nimelt sellepärast, et puudused on endiselt üleval. Meil pole seadusandlikku selgust. Teiseks, me rõhutame seda sellega, et me peame lõpetama, et tegelikult me mõistsime hukka sellise poliitilise praktika, kus tegelikult tasalülitakse opositsiooni eelnõusid, sellepärast, et ta on tehtud opositsiooni poolt. Ja me oleme rõõmsad, et seda käsile võeti, aga ega see ju õige ei ole. Ja me ei saa sellepärast asja katki jätta, kuni see jõuab õigele kohale. Ja kolmandaks on ka veel üks teine oluline asi. Meie pöördusime selle eelnõuga Riigikogu poole seetõttu, et me tahame, et oleks selgus ka nende monumentide, kuidas öelda, selles väärtuse küsimuses, et eelkõige puudutab neid monumente, millised heroiseerivad, kiidavad heaks vallutuspoliitikat. Ja siin on jälle üks suur segadus tekkinud. Ega ju tegelikult valitsusele selles suhtes ka mingid seisukohti võtnud, kuna seadusandlus on ka piisavalt hämar, siis mida peab ära viima ja siis hakatakse rääkima. Ahaa, läheme panoode kallale, ma ei tea, Estonias, ajaloomuuseumis, saeme selle viisnurga maha, mis on seal Pärnu maantee selle hoone tipus on ju. Aga kas see ikka on oluline? Ja kas see on see eesmärk? Meie eesmärk on tegelikult hoopis olulisem, et me saaksime ühiskonda sisse tuua selle korra, et seda heroiseerimist ei oleks enam avalikus ruumis ja et oleks ära viidud õiged asjad. Mitte ei kavataks igat kivi kuskil metsa seest võib-olla ülesse või kuidas sa seda kommenteeriksid? No, nii ta oligi, et meie eelnõu oli suunatud Nõukogude vallutuspoliitikat õigustavate monumentide eemaldamisele. Ja me ei võitle ka me ei võitle sõjahaudade vastu,
aga sõjahauad ei pea olema linna südametes, need võivad olla peaksid olema ümber maetud kalmistutele ja neil võib olla ka mälestusmärk, aga see peab olema neutraalne, näiteks teises maailmasõjas hukkunutele. Kõik lihtne, arusaadav, väärikas, ehk me ei keela kellegile viimset puhkepaika ka vallutunud sõduritele, me ei hakka seda tegema, mida Nõukogude võim tegi. Et ta rüüstas ära kõik kalmistud, Vabadussõja kalmistud, teise maailmasõja kalmistud, seda me ei tee, me anname neile väärika, viisaka võimaluse kalmistute pidamiseks, aga likvideerime sellised hüüdlaused, et meie vabastasime Eesti NSV ja nii edasi, eestlaste ikkest, eks ole. Ehk siis vaata, siin tekib see situatsioon, et põhimõtteliselt ikkagi, kuna me esitame selle OE-na, mitte SC-na, no see on selline formaaljuridine vahe siin parlamendi töös, et selle mõte oligi selles, et me ei ütle täpselt, mida peab tegema sõna-sõnalt, vaid me andsime valitsusele võimaluse see asi õigeks seada ja siis meile parlamendile esitada, et me saaksime asjad üle vaadata. Sest eesmärk on ju teisalt, et need puuslikud, vaata, mis tekitavad sellist ideoloogilist vahtu, et neid ei oleks, see on ju oluline. Ükstapuha, mis kujuga nad siis on ja kus nad siis parasjagu on avalikus ruumis, kus nad võivad tekitada sellise, ma ei tea. See on Eesti rahva au ja väärikuse küsimus, et me ei pea ennast alandama vallutussümbolitega. Ja nüüd on siis see piiri määramine, no mis puudutab hooneid, see on küllaltki keeruline. Ehk siis ma arvan, et siin ongi vaja kaasata kunstiajaloolased ja vastavalt siis targalt seda asja lahendada, sest iga viimast viisnurka, mis on maa kultuurimajal, no ei ole vast vaja kinni krohvida, sest noh, me tõesti vaatame seda kui oma minevikku ja noh, dekoratiivse elemendina ma arvan, et me elame nii mõnes kohas selle üle, aga võib-olla mõnes kohas, kus ta väga agressiivselt väljendunud, peaks selle peale mõtlema, et ma jätaks selle praegu komisjonidele mõtlemiseks. Ja, aga siin on veel üks nüanss, millest on ka vähem räägitud võib-olla, et see on tegelikult ka põhiseaduse küsimus. Sellepärast, et meie põhiseaduslik, isegi preambulis on välja öeldud, milleks meie riik on ja mida meie riik peab tegema, noh, valitsus on ju selle poliitika ellu viia laias laastus. Ta on loodud sisemise ja välimise turvalisuse tagamiseks. Ja selliste puuslikute, ehk siis ideoloogiliste kirikute olemasolu on ju see, mis seda häirib, hävitab ja lõhub seda turvalisust. Ja üks küsimus veel, mis ma tahtsin su käest küsida veel see, et vaata, meil on üks väga oluline koht meie, noh, loomulikult ka kultuuri küsimus ja on Kaitseväe kalmistu, mille korda tegemine, renoveerimine pidi juba, ma ei oska öelda, millal ta valmis saama, need otsused on vastu juba ammu võetud ja nüüd on juhtunud see, et üks puuslik on, mis iganes põhjusel, on ühest halvast kohast ära viidud. See oli suur ebaõnnestumine, et see puuslik sinna viidi, sest Kaitseväe kalmistu on olnud koht, mida Nõukogude võim hävitas, tõrjus ja rüüstas, ehk nad võitlesid kalmistutega. Seal jäid üksikud hauad alles Eesti Vabadussõja veteranidele poolkogemata ja samas hiljem me oleme taastanud Briti sõjameeste hauad, mida peideti prügimäe alla, peideti nende kaitseks. Ja oleme taastanud Vabadussõja haude ehitise, ehk kõik see, mis rüüstatud, me hakkasime otsast taastama. Aga siis praktiliselt sinna sama keskusesse viidi, Kaitseväe kalmistu keskusesse viidi see sama Nõukogude puuslik. Et see sai üks halb lahendus. Ja teda on nüüd raske maha ka võtta, sest tekst on eemaldatud, on pandud teises maailmasõjas hukkunutele, aga väga halvasti juhtus niimoodi, et ta sattus just Eesti Kaitseväe kalmistule, mida hävitas Nõukogude võim eriti innukalt. Ja nüüd on meil päris vähe aega jäänud, kui ma vaatan siin liivakella peale, see näitab seda, et see liiv hakkab maha voolama, aga vot üks soov on mul ka. Sa oled jurist ja sul on väga hea ülevaade kogu meie sellest õiguskultuurisest taustast ka siin, et kuidas sa hindaksid seda küsimust? Noh, minu arvamus on, et kuna eelnõusid veel vastavalt veel olemas ei ole, nagu me teame, et need küsimused, mida siis peaks avalikust ruumist, noh, ma ei tea, ütleme juureni maha võtma, mida võiks jätta, kui palju võiks jätta, kui me räägime nendest ikkagi vallutussümboolikast ja sümbolitest, siis kes võiks otsustaja olla, kas see lõpptasemel otsustaja olla, sest et üks oht on olemas, ma olen seda alati rõhutanud ka.
seni, kuni meil on kohaliku omavalitsuse valimise kord selline, kus kõik välismaalased võivad siin valida, need lapsed võivad valida, kolmandate riikide isikud võivad valida, kes loovad seda kultuurilist tausta, milline haridus meil on siin ja milline on see keskkond, sotsiaalne struktuur, et kas siis nemad võiksid otsustada, mis asi kuskil võib olla, mis asi meie ühiskond ohustab või peaks olema see kord kuidagi teistmoodi? Anna kommentaar. No ma arvan, et algusest peale on jällegi läinud asi lappama sellega, et anti lõpuks Vene kodanikele valimisõigus, anti ka mittekodanikele valimisõigus. Tagajärg, Tallinna linn on mittekodanike ja Vene kodanike valitseda. Nemad on viimane kaaluviht, mis määrab Tallinna võimu. Ja see ei ole normaalne, et Eesti Vabariigi pealinna üle otsustavad mittekodanikud ja Vene kodanikud ehk tegelikult Putini mõjuväljas, paljuski Putini mõjuväljas olevad inimesed. Ikkagi valitsuse mingisugune komisjon peaks olema seal lõppotsustaja juhul, kui see vaja, kui vaidlus peaks tekkima, jah? Jah. Aga igal juhul, tiib on otsas, ma saan tänada sind sügavalt, Anti, aitäh tulemast, ma usun, me kohtume veel ja paljude teistegi põnevate küsimustega, nii et oodake meid taas ekraanile. Suur tänu! Kohtumiseni!